Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas mõõta selle ventilaatori pöörlemiskiirust. Siin laual on mitmeid erinevaid variante selle töö ära tegemiseks. Näiteks võime võtta selle niidi ning kinnitada ühe otsa propelleri võlli külge. Seejärel märgime niidile ära kindla pikkusega lõigu ning lülitame propelleri sisse. Mõõdame stopperiga, kui kaua kulub aega selleks, et see teadaolev niidi pikkus ümber võlli kerida ning sealt saame ka arvutada, mitu pööret sekundis see propeller teeb. Kuid on ka täpsemaid variante. Näiteks võime kasutada digipeegelkaamerat ning sellest propellerist, kui see pöörlema panna, teha lühikese säriajaga pilt. Antud hetkel on see sätitud 1/250 sekundi peale ning kui propelleri tööle lülitame ning pildi ära teeme, saame tulemuseks sellise pildi. Siit võime näha, et selle 1/250 sekundi jooksul on propeller natukene liikunud ning me peame hindama, millal see hägune ala algab ning millal see lõpeb ning see ongi see nurk, mille propeller läbis selle säriaja 1/250 sekundi jooksul. Selle nurga võime mõõta ära näiteks malliga ning kui jagame selle nurga säriajaga, saame teada, mitu pööret ehk siis mitu kraadi tegelikult tegi see propeller 1 sekundi jooksul. Kuid on ka täpsemaid variante selle propelleri kiiruse mõõtmiseks. Näiteks võime kasutada laual olevat mikrofoni ning arvutis olevat helisalvestustarkvara. Paneme arvuti lindistama ning propelleri nõutud kiirusega tööle. Nüüd liigutan mikrofoni siin propelleri juures erinevatesse asenditesse, näiteks külje peale ning ka siia ette. Ning paneme salvestuse seisma. Mis info me siit nüüd saime? Näeme ekraanil sellist sinusoidi. See on küll ebaregulaarne, kuid siiski on siit selgelt näha üksikud lained. Miks sellised lained tekivad? Nimelt, see propeller ei puhu õhku mitte ühtlaselt, vaid selle 3 laba lükkavad igaüks enda ees õhku. Ja kui me mikrofoni siia laba ette paneme, siis sel hetkel, kui laba liigub mikrofoni eest läbi, surutakse õhk selle laba ees kokku ning mikrofon tuvastab selle. Miks? Sellepärast, et heli on ju lihtsalt õhu edasi-tagasi liikumine ja see propeller tekitab tegelikult küllaltki aeglast õhu edasi-tagasi liikumist. Lihtsalt summaarselt tuleb õhk rohkem propellerist eemale. Mikrofon tuvastab aga väga ilusti selle, kas laba on parajasti mikrofonile lähenemas või sellest kaugenemas. Selleks, et nüüd leida selle propelleri liikumiskiirus, peame me analüüsima ühte lõiku sellest alast täpsemalt. Valin selle sinusoidi ühe kõrgema punkti ning tõmban selle ala kuni mõne muu kõrgema punktini. Praegu valitud ala algab ühe laineharjaga ning lõpeb samamoodi laineharjaga. Ehk siis me saame siit võtta täistsükleid. Loeme nüüd kokku, palju neid tsükleid siin on. Näeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 täisvõnget. Siin all olev riba näitab meile, et valitud pikkus on 0,383 sekundit pikk. Ja see on küllaltki täpne, sest see helikaart mõõdab 44 100 mõõtmist sekundis, mis on oluliselt täpsem ja oluliselt kiirem kui selle propelleri liikumissagedus. Seega võime seda aega küllaltki hästi usaldada. Teeme nüüd matemaatika läbi. Meil toimus 24 täisvõnget, mille me siis jagame 0,383 sekundiga. Ja saame, et ühes sekundis käis laba 62,66 korda mikrofonist mööda. Labasid on 3 tükki, seega peame selle tulemuse jagama veel 3-ga. Ja leiame, et ühes sekundis teeb see propeller 20,89 pööret. Küsitud on pöördeid minutis, seega sekundite arv tuleb lihtsalt korrutada 60-ga ning leiame, et selle ventilaatori pöörlemiskiirus on 1253 pööret minutis. Ja täpselt nii lihtne ongi määrata ventilaatori pöörlemiskiirust.